tere õhtust kõigile. Alustan kohe küsimusega. Ma küsin kõigepealt seda, et kas keegi on kunagi pärast korranda vesemist või pärast mingi pesu kallanud siis oma selle pesuämbri oma vanni näiteks või kraanikaussi? Kuulge kallate? Petsu. Aga miks see siia kallab? Kui puhtam vesi, siis on sinna. Ei, ma mõtlen, et ikka parandus vesi, kõik see liiv ja tolm ja kõik, mis on. Selle peale annab tulla, et see ei kallata. Miks? See toru on ikka kitsas enne. See toru pole mõeldud selle jaoks, et sinna kallata sodi sisse. Aga kui sinna kallata sodi, läheb alla küll. Tegelikult läheb alla. Noh, aga kui kallata pidevalt sinna sodi, mis siis juhtub see toruga? Eks ta ummistab. Ärdate? Et kui kallata palju vett, siis ta ilmselt uhub selle siia alla. Siia alla pooled ei juhtu midagi. Kui sa siit kallata sa kõik see must vesi sinna, 2 tökat, mingi paakstein supp ja söök. Noh, vedel küll, paneme vannituvast vähemal, veetse kaugama. Ta läheb alla küll siia, aga kui lõpuks see midagi siia põhja, siis ta kivistub ära siia. Aga kallata uuesti veel, see kivistub veel ära siia. Natuke võib-olla peale poole kivistub. Ja lõpuks, kui inimene kallab siia aastaid niimoodi, siis ükskord vaatab, et enam alla ei lähegi. Toru lihtsalt kivistub seest kinni. Loogiline. Ja ma olen torusid vahetanud. Olen lõiganud läbi siis nagu veetsetorud, mis on siis, see on siis 50 toru, ehk siis 50 millimeetrit. Aga veetsetoru on siis 100. Ja ma olen läbi lõiganud toru, toru ja niimoodi, et kui ma siis sees vaatasin, siis see toru oli niimoodi, et oli siis selle nagu veetse, ütleme jääkidest, ta oli niimoodi. Ja kõik oli siin mõnda täis. Eks see vahe pidi olema siis 10 sentimeetrit, aga siin oli võib-olla järgi võib-olla mingi 4,5 sentimeetrit oli järgi taga. Toru seest poolt. Kõik oli mõnda täis. Noh, selline kultuursodi sisse kivistunud. Kui siia kallata kogu aeg sodi sisse ja kui sinna vett ka peale ei lasta, ta poole pidi alla on. Siis ta lõpuks kivistub, jääk jääb järgi, kivistub ära ja uus jääk kivistub ära. Selle peale inimene ei tule, et ummistada ära oma kanalisatsioonitoru. Aga mis inimene teeb endaga seest poolt? Selle peale on mõelda. Kui inimene üldjuhul koristab korterit, kui natuke muskuda, toob harja pühib ära, koristab autot kõike, siis inimene koristab maksa millal? Enda sisemuga. Minu sageli ja koristamata korter, kui ma tegelen endaga. Siis ma kõigepealt pööran tähelepanu endale, teen trenni ja harin ennast. Kui ma koristada ei jõua, siis ma koristan järgmine kord. Aga inimestel on kõik muu on nagu olulisem, endaga tegelen teine kord. Täpselt vastupidi. Ja sageli siis see kõik muu ongi nagu inimesed nii ära koormanud, et enda jaoks aega ei jätkugi. Ja kui inimene siis ennast pidevalt ei korista, ei uhu välja kogu aeg enda mürkaineid, siis juhtub mis asi? Inimene ummistab ära. Ja kui vaatame nagu inimesi, kes käivad ringi tänaval, siis kas me saame öelda, et inimesed on puhtad? Keegi jäiseb, on ju. Kuskil keegi jäiseb üle. Ei ole mustad, juuksed ei ole sarakud peas, ka puhtad. Ja sellega inimesed piirduvadki. Ja tegelikult seespidine kasimine täielikult puudub inimestel. Ja siis kõik hakkab pihta millest, et inimesed ei oska juua, et ei oska toituda, et ei oska ennast hoida ega puhastada. Kõik käivad koolis, käivad ülikoolis, käivad eriti kursustel, aga üldjuhul siis inimesi ei õpetada üldse niimoodi elama, et inimene ei ummistuks ära teist poolt. Ja kes ostab poest siiamaani veel limonaade ja kiisivad jooke ja igast asju, mis kleepuvad? Kui seda keegi ostab, siis on küsimus, miks see ostetakse? Et juua või? See pole jook ju. Ainuke jook on vesi. See kõik on söök. Söök ja teral kujul. Ja kui inimesed veel on loobunud veel toitumast, aga söövad siis asju, mis on ebaloomulikud, siis see kõik tegelikult ei omast, kuid ummistab. Et me oleme siis loodud jooma vett, me peame jooma siis kogu aeg
30 milliliitrit vett 1 kilogrammi kohta. Ja inimesed reeglina vett ei joo. Ja need, kes vett joovad, sageli arvavad, et nad joovad vett, siis paljud joovad seda veemoodi asja, mis tuleb kraanist. Kus on küll sama vanem H2O. Aga mille füüsilised ja keemilised analüüsid on hoopis teised. Kui inimene küsis, mis siis vahet on, siis ma küsin, aga kellel on uus hulk auto? Ta peab olema bensiin 95. Ei ole enam see kull. Kes paneks sisse sinna bensiin 92 näiteks? Või äkki 76 sisse panna? Kes paneb sisse? Bensiin on bensiin. Keegi ei pane sisse. Aga äkki mootoriga juhtub midagi. Aga õli on olemas. Eraldi diisliõli, eraldi on siis bensamootoriõli, kahetaktilise mootoriõli, transmissiooniõli, mis käib köökassi sees, piduriõli. Kui tuua õli kellelegi, pole sinna õli pane mootorisse. Keegi ütleb, et aitäh, jääb kallama. Mis õli see on? Vahet on õli, vaata, on libe on ja määrib küll talle sisse. Alati inimesed on huvi. Kuidas ikka teha nii, et auto mootor katki läheks, et õiget õli panna. Aga enda sisse kallata vett, mis on vale vesi. Keegi huvi tunne. Kui see vesi ei ole pehme, kui ta peab seedima, kui ta pole aluseline, ta hapendab keha, lammutab elundeid, ruid, hambaid. Ja kui ta on veel abaradikaalne, laeb maha rakuenergiat, ehk inimesed on niigi väsinud ja nad joovad vett, mis käsitleb neid, siis tegelikult loogiline mõtlemine ütleb, et inimene ei saagi terve olla ju. Siis juba see kütus või see määrdeaine, mis inimese sisse paneb, on täitsa vale. Miks inimesed hoolitsevad rohkem mootorite eest kui enda eest? Sest meid on niimoodi õpetatud, et endast ei hoolitsema, et kõik laabub ise. Nagu näha, haigla täis inimesi, polikliinikutes on 3 kuud järjekord, kõik laabubki. Miks ta kõik käitud seal? Üldse inimeste kohta. Kõik laabub, miks siis inimesed käivad polikliinikus üldse? Kõik võivad mööda minema, laabuma. Istuge maha, oodake läheb korda kõik. Ei lähe. Ja kui inimesed nüüd on loobunud toitumast, on hakanud sööma, siis söövad asju, mis ebaloomulikud, nagu näiteks rafineeritud jäätooted, leib, sai, pirukad, torsid, koogid. Seal ei ole kiudainet, seal on gluteen, siis kui meie soorestik on, siis gluteen klebib ka siia samasugust kile sisse. Sama teeb margariin, plastmass, mis ei omasta, kõik umistub siin soolestikus. Ja kui soolestik pidevalt umistub, siis kuidas saab inimene üldsegi omastada toitaineid? Ei saagi. Kui me oleme kuskil mahla sõelanud, et meil on paks selline tökat ja võtame saela ja sealt peab mahla siis välja sõelama. Algusest voolab väga ilusti. Voolab, siis paks jääb järgi, paksu paneme kuskile piruka sisse, mahla võtame välja. Ja kui me nüüd rohkem mahla teeme, seda vähem tuleb läbi sealt seda mahla ennast. Miks siis umistub ära kõik? Aud umistuvad. Lõpuks peaks selle saela läbi pesema ja peaks uuesti mahla voolamateks. Inimesed aga üldse ei tea, kuidas ennast puhastada, teab sellest, et kuidas ennast umistada kogu aeg. Ja seepärast siis oleks vaja kõigepealt omandada ära selle, mis asi on toitumistarkus. Need, kes teavad, kuidas toituda, need inimesed saavad elada tervetena kaua ja olla siis täis eluväge. Ja kui puudub see algteadmine, siis inimene, kellel ei ole kasutusjuhendit, telefoni ostate, kaamera kohta ostmine oli kasutusjuhend, iga asja kohta kasutusjuhend, võtta läbi, seda tohi teha, seda tohi teha, seda tohi teha. Aga inimene oma keha kohta kasutusjuhendit ei ole saanud. Inimene ei tea, kuidas ei tohi oma keha käituda. Sellepärast on inimesed ka sageli umistunud ja sellest umistust hakkab pihta haigus. Räägin kiirelt lahti sellega, kuidas inimene umistub. Esiteks inimene siis on õppinud, et peab sööma, kuidas sööma, seda ta on õppinud. Ja seepärast inimene paneb suhu siis oma söögi, hakkab närima seda ja kuna ta ei viitsi kaua närida, pole aega oma rääkida või kiiresti tööle joosta, siis ta kugistab selle alla. Süljega ta seda kokku ei tee, ehk siis söök ei saa amülaasi, ei saa sülge
fermenti, mis hakkab seda sööki lahundama. ja kuna see sülge teki on söök paks, et ta kurku kinni jääks, siis inimene võtab vett ja kolistab selle alla. Kolistab selle kala veega alla söögi. ja teha ei tohi. esiteks amülaas on nagu luuraja. ta on nagu fermentide eesrindel, et ta loeb ära, mis suhu tuli. kaardistab ära, annab ajule signaali, et tuli ütleme 7 ühikut mineraale, 12 ühikut tuli vitamiine ja 3 ühikut tuli aminohappeid. Tuli EKS. ja märgistab ära, kes tulid kõik ja siis keha magu teab juba. 12 tärmingit teab, kes tulid juba, sest amülaas andis signaali. ta luges ära need. toit oli suus 2-3 minutit. ta sai aru, kes seal on. tegi toidu kokku süljega, et alla voolaks ja andis märku, kes tulemas on. magu teab. ahah, tulid aminohapped, selge. mis magu teeb? magu eraldab hapet, et neid teenida. oli veel omega-3, ütleme, küllastamata rasvahapet oli sees. sapp vaatas, ahaa, tuli. sapp läks tööle, hakkas sappi eraldama. ja kui tulid süsivesikud, siis magu jäi signaali, et hapet ei ole vaja. suhkrut tulid. ja kui ta makku läheb, siis süsivesik läheb otse läbi maost, läheb 12 tärmikusse. kui tulid õlid, siis eraldab maks ja tappe. ja kõhunääre eraldab siis fermente, kui see söök on elutu. tegelikult siis amülaas on ferment, amülaas teeb hästi vähe ära, aga tegelikult toit, mis tuleb, peab ise seeduma. laguneb ise. kellel on kodus õunu? oma aiamaa õunu. kordadel järgi on neid? enam ei ole. mul natuke on või? miks need ei ole? vaadake, meil saak oli. puualal oli lookas kõik õunas. kus nad kadusid? ära kadunud siis. mille pärast? sest seal ei olnud fermente eemaldavaid aineid sees. aga miks poolloom seisab nii kaua koos? on ebaloomulik. ja kui inimene nüüd sööb seda ebaloomulikku sööki, kõik ma ütlen, kui need poolpuuljad on, kirjutan siia puuvili. ja kui siia taha panna poest, poest, siis ma tõmban maha, ütlen, et poes ei ole puuvilja. mis see? või tähendab, võta isteta õige. miks poes ei ole puuvilja? noh. sellepärast, et samamoodi nagu see vesi, mis ei ole kraanis vesi, ei ole poodist meile puuviljad. seal on hästi vähe vitamiine, seal on palju mürkaineid ja seal ei ole fermente. ehk need on esiteks ära mürgitatud, teiseks defermenteeritud. kui süüa sellist, aga on ju värske toit, on ju. see on parim asi, mis sa poest saada, mis ei kõlba süüa. kui võtta kõike muud, mis on paki sisse pandud, ära konserveeritud. ehk siis veel ära töödeldud, siis see ei ole enam üldse söök, see on prügi juba. ma ütlen, pange prügikasti. vähemalt tervise poolest. aga mida kõik teevad? kõik söövad seda. söövadki, sest see ongi öök. öök. Eestähtis ei ole seal midagi. keha öögib seda sellest pärast. peaks toituma. ja kui ei ole fermente, siis kõhunääre hakkab fermente tootma. kui sa on palju suhkurt, siis suhkur on igal pool sees. vaadake neid pakendid, kas see konserve võtke, liamat serve, kus suhkur sees on. hakkab kõhunääre tootma veel ka insuliini. ja kui kõhunääre pidevalt päevad läbi huugab, toodab fermente ja insuliini, siis mis juhtub kõhunäärmega? kordab välja. kus see suhkruraigus tekib siis? kui mootorile kogu aeg panna täis tuurid peale, hoida täis tuuride peal, käigu sisse pane, aga mingi aukusse pange lihtsalt gaas põhja niimoodi, et see tahomeeter on põhjas kogu aeg ja hoidke tal üks päev põhjas niimoodi. mootor kärstab läbi teil täis tuuridel. aga kui me elundid täis tuuridel kogu aeg toodavad mingeid asju, mida nad ei peaks tootma, siis läheb läbi kõik. ühesõnaga ei olnud fermente, siis see toit läheb makku ja kui nüüd on kõik paigas, et
valk tahab saada aminopet. Süsivesik läheb otse kaksesõrmikusse, õli tahab saada sappi. Ja kõik on nagu paika pandud ja äkki inimene võtab, paneb kõik hunnikusse sinna. Kraadi peab olema hästi rikkalik, seal peab olema kõik nagu see söögipüramiid. See, mis nõustajad räägivad, et söögipüramiid on rikkalik ja lai, et sööge kõike korraga. Siis saate kõike. Lõpuks ongi see, et maos on hunnik asju ja et magu aru ei saa, kas panna valgule seda maahapet või mitte. Süsivesik on, peaks seda nagu läbi laskma otsa, ta valguga koos, valk või ta läbi lasta otsa. Niimoodi ta hakkab siis kuidagi moodi seda seal seedima ja tegelikult kääritama. Valgud läheb mädanema, kõik muu läheb kõdunema. Ja see kõik see mass siis tegelikult on läbi seedimatu, läheb 12 sõrmikusse. 12 sõrmik on siis see tegelane, kes peaks saama juba kätte eraldi vitamiinid kandiku peal, eraldi kätte saama mineraalid kandiku peal, eraldi kätte saama aminopped. Tema hakkab siis neid edasi kandma. Kui tuli kõik ports, kõik on sorteerimata, siis ta vaatab seda, kuulge, kui ma selle panen, et selle ei saa saata sinna kehasse verre. Ta hoiab seda kandiku peale, mõtleb, mida teha, kuni 3 minuti pärast tuleb uus ports, samasuguse asja, lükkab eelmise portsi eest ära. Siis ta vaatab uut portsi jälle. Aga kui see eelne ports läks soolestikku. Eelne ports läks soolestikku. Siia. Ja siis soolestikust ta peab hakkama siin verre ühenduma. Aga kui ta on seedimatu, kuidas nimendub verre? Sest siin oli kõik koos maos. Ühesõnaga ta kuidagi moodi püüab seiduda sinna, läheb vereringesse. Aga see, mis siis on ebaloomulik, ehk siis kartul ei mainimata. Rafineeritud jahu, üldse gluteen, 2 asja korraga. Ehk siis nagu sai, ütleme, poesai on siis, esiteks on rafineeritud jahust, ta kleepab väga hästi, kleepab käte külge, kui teha venitada. Kleepab soolte külge, ehk ta kleepib sooled kinni siit sellega jahuga, gluteeniga. Läheb jahuga kõigepealt, siis on gluteen eraldi veel liim. Kui ta peaks rafineeritud jahu, siis ta ka kleebiks. Kuna ta on rafineeritud, ta kleebib eriti palju veel, ehk siis topelt paremini veel. Inimesed kartulit, kartulitärkis on üldse omastanud aine. Teate, kartul on väga vahelik asi. Meil puudub ferment, mis kartulitärkis lagundab. Kartulitärkis lagundab hästi natukene kartuli koores olev ferment, natukene. Aga kui inimene siis seda kartuli ära koorib, siis ka see natukene neid fermente, mida inimesed omal ei ole, see kartuli koores enam kartulit ei lagunda, kui on koolte nagu. Et see kartul on selline asi, mis siis omistab keha, kartulitärkis paneb veel siia gluteenile, paneb juurde veel seda kleepuvat ainet siia. Soolestik pikka mööda omistub siis selle kõigega, mis see omast, margariin, plastmass. Ma räägin, sööge sai ära koos telekotiga, sest ümber on plastmass ja sees on ka plastmass. Ei ole mingi vahet. Kotti on mõtet ära võtta, kulut aegima. Ja nüüd, kui soolestik on igalt poolt peaaegu niimoodi omistunud, et hästi vähe on kohti, kus on vaba, siis ma olen jälle see kelner, kes nüüd sai need vitamiinid, mineraalid ja aminopped sai oma kandiku peal, ütlema, midagi tuli siit sellist ära säilitud ka, inimene vahepeal oli pank ikka läbi segi. Vahepeal see jäin ühte asja ainult, mis omastas. Siis ma pean nüüd minema, 2 sõrmikust minema läbi soolestiku ja otsima ukse, mis lahti on, et ma saaksin siis selle asja verre üle anda. Ehk siis peen soolest nimendab siis verre, toit. Ja kui nüüd toitained lähevad, siis on verre soolestikku. Ja kui siin on uksed, näete, see uks on kinni siin, kõntsudaga, see on kinni siin. No, ütleme, siin kuskil on vaba koht, see uks on avatud. Siit on kinni, siit on avatud. Ehk siis enne kui see kelner jõuab siit, 3 musta suletud, 4 ukse lahti. Enne kui ta siia jõuab, ennem soolestikus hästi maied tegelased ees. Teate, kes see? Kes ka süüa tahavad? Parasid. Nemad kahmaatsed tulevad ära neid vähesed vitamiinid, mineraalid ja aminopped, mida see inimene vajab. Nemad on ennem mürd. Seevad need ennem ära. Ja siis alles, kui nemad on kõhu täis söönud, siis jõuab see, mis järgi jäi, jõuab verre. Ja kuna verre neid jõuab vähe asju,
kuna poesöök on esiteks veel mineraalitu, siis meil ei olegi lootust eriti palju saada toitaineid, sest lihtsalt neid ei ole toidus, et süüakse eest ära ja sool on umbes. Kuidas inimesed üldse elavad? Kas te teate, et viimase 50 aastaga on maailmas keskmiselt põllusid ära kadunud kuskil 75–85% mineraalidest? Teate, selle ära on ära. Kolm kadusid. Kas on kellegi loogiline seletus? No väetised ja värgid. No pannakse juurde sellest, et ei ole, sellest pannakse väetist juurde. Ennem oli, ei pidanud panema. Samas see väetis tapabki ära ja loomuliku elukeskkond. Ja väetist tapab ära selle huumuse tekke, jah. Aga mineraalid tegelikult ju loomse ringivad kogu aeg. Aga kui jälle loogika ütleb, et kui ühest kohast midagi kogu aeg ära võtta, rohkem kui see tagasi läheb, siis lõpuks saab mingi asi otsa sealt. Kui ämbrist võtta kogu aeg suure purgiga vett ära ja panna pisikese pitsiga tagasi, siis lõpuks saab ämber tühjaks. See on loogiline. Rohkem võtame, aga vähem tagasi panema. Aga kuus kaob mineraalid, vanasti olid mineraalid palju peal. Kui meie vanaisad, kes elasid 93 aastani, olid terved, viid alkoholi, sõid sealiha ja kartulid koos, mida tõi süüa, olid terved. Nende noorusaeg oli keskkond teine. Olid põllud rikkad mineraalidest, õhk oli puhas, antioksantne, oli vesi oli loomulik kaevus. Ja praegu enam ei ole mineraale, ehk meie rakud ei saagi olla tugevad, sellepärast ei ole mineraale. Ja on kadunud sellepärast, et inimesed elavad linnas. Kes seletan lahti? Kui vanasti oli inimesel, oli maja, siin oli WC kõrval, käidi väljas pissil seal talvel -15 kraadiga, kellelgi polnud põiepõletik ja keegi jäänud krepi sellest, et õues pissil käis. Tuurdamas natuke küll, aga ilmselt terved. Ja oli põld. Siin oli mingi ringlus. Inimene siis korjas põllu pealt toidu, viis koju, tõi kõhu taiseks vetsu ja kui vett täis, viis põllu tagasi. Näete, kadu ei olnud. Inimene elas siin. Ta ei käi linnas tööl. Praegu inimene põllu pealt korjab toidu, läheb linna tööle. Siin on palju maju on ja siin ta töötab, läheb siia tööle, läheb vetsu, tõmbab veega alla ja kõik läheb minema kogu kohta. Ütleme, et voolab jõe kaudu merre. Mineraalid lähevad merre minema. Nad ei lähe põllu tagasi põllu peale. Inimene siirde võib-olla ühe kolmandiku hädast, 2/3 töö juurde. Ja kuna enam inimesed on linnas, ei polegi üldse põllu tagasi panna midagi, siis need suured tööstuslikud põllud, mis siin on linnas nõud kõik on, siis kõik need mineraalid lähevad vetsapotist alla merre. Kus on mineraalid? Järjes. Vanasti käidi mere äärest korjati arvu, teate? Küsisite välja, miks tahaks põllu tagasi panna. Sest kõik voole merre. Kes tahab praegu võtta arvu merest? Kus on feerid, taidid, omad, antibiotikumid, juukselapid, kõik see mürgine möga, mida inimene peale sisse värib endale. Kes tahab selle panna põllu peale mulle? Keegi tahab panna enam. Need mineraalid on meie jaoks kadunud. Need ei enam tagasi sealt merest. Inimkond sureb varsti mineraali vaegusse. Kes tahab vajada? Aga kas meri puhastab need ise kõik ära või kõik ütleme Tallinna, Helsingi, Sankt-Peterburi, need fekaalid lähevad kuskil 3 kilomeetri kaugusel, nii kaugele kui see toru on tehtud ja siis kas meri jõuab seda ära puhastada? No, kõik selgelt sai välja kuskile selle kõik selle kõntsa ja kuna panevad ise peaks nagu puhastama, aga kui neid hakkab, kui neid hinnad lähevad kogu suuremaks, siis ta lõpuks ei enam ei jõua. Noh, eks sa puhastad selle välja selle kõik selle, panevad kuskile posti võib-olla. Noh, praegu minu arust tagasi Türgimäel minu arust mulda tahad ostada. Tead ka posti sellest. Ma ei kujuta ette päris raskem talve on, see on mõte täislik on. Aga ilus must mulda. Ei no see Tallinna kanalisatsioon läheb kõik ju kaugele sügavale, mingi 2-3 kilomeetri kaugele, kus see kaugele see... Läheb merre küll, jah? Ta jääbki sinna merre? Jääbki merre põhja. Ta siis tekib ära merre põhja lõpuks. Sest noh, nüüd peaks tegelikult samamoodi vaatama, et kui see taim kasvab sealt enne, et see on taimi korjama sealt enne, et nad on täis mineraale põllu peale viima, aga nad on kus mürkidega. Nagu mürgist mulda ei keegi panna põllu peale. Kui kuskilt võtta tehase kõrvalt mulda, kuskilt hästi mustast kohast, et pange põllu peale keegi taha panna, aga mustast pärjast ei taha ka samamoodi panna keegi.
nii et meil pole ka mineraale ja kui parasjagu teist ära söövad veel soolur umbes, siis me teame, et keha tegelikult ei saagi enam mineraale, keha on nõrk iseenesest juba. ja veel umbes ka. ja mis siis teha tegelikult? Tegelikult peaks õppima vett jooma kõigepealt. Esikuub välja jääkaineid. Te kõik joote vett siin kõik või? Või on uued ka keegi? Joote vett või? Mõtle siis vett, mitte veemõrd vett, aga vett, mis on siis aluselina, mis ei lammuta luidega hambaid. Ega hambaid ei lagune sellest, et läheb vestakse. Kas te teate inimesed, kes teevad hambaid? Kõik, kes teevad. Aga kui pikad järjekord hambast juures on? Käib veeruta hammaste nühkimine. Hammaste emaili maha nühkimine käib täie jooga. Kõik nühivad maha hamba pealt emaili, aga hambad lagunevad ikkagi. Kui midagi nühkida kõvasti, siis ta kulub ära. Hambaid ei pea nühkima nii palju. Peab keha hoidma aluselisena. Ma teen hambaid väga harva. Korra nädalas. Aga ma panen suhu oma mikrobaiti ja ma loputan selle mikrobaitiga hambad ära. Et ma ei nühi neid. Kui ma ei söö liha, mul ei kleepu hammaste külge midagi. Kleepub see raske hammaste külge. Noh, see lihane söök. Aga kui sa ütled, et ainult toorest toitu, siis see kleepu hammaste külge. Ei pea nühkima pärast hambaid. Ja rohkem ei nühkida, rohkem nad kuluvad. Ja hambad kuluvad selle pärast ära, et keha on appeline. Appeline keha ja keha laguneb ise hambaid. Võtab ise ära kaitsemiselt. Ja hambad lagunevad. Et juua vett, mis siis on aluseline, mis siis üldse takistab elundite lagunemist, hammaste lagunemist, mis on siis pehme, mida ei pea seedima, ei kuluta energiat selleks, mis on antioksidantne, mis ei võta ära siis raku energiat. Siis peab vaatama, mida sööme, peaks asendama siis oma söögi toiduga, sellega, mis siis mitte ei ummista, vaid omastub. Ja veel, kui see söök jõuab lõpuks siis verre, siis kuumtöödeldud söök on moondunud ja me rakud ei tunne ära seda. Sellepärast vitamiin on sealt ära kadunud. Vitamiin lendub temperatuuril +42 kraadi laguneb laiali. Fermendid laguneb ära temperatuuril 52 kraadi rohkem. Nii et kuumtöödeldud söögis ei ole enam vitamiine. Ma küsin, kus te saate neid? Vitamiin on nagu starter, kus on üks elektron, mis käivitab siis üldse mineraalide omastamise ja aminohapete ka. Kui ei ole vitamiine, siis ei mineraalide ega aminohaped ei omastu. Need vähesed, mis siin on, need vähesed, mis soolest läbi saavad üldse, ei omastu. Sest ei ole vitamiini. Kes ei tea veel, ma ütlen uuesti, et vitamiin on nagu brigadiir, kes annab kasu siis mineraalile, kes on töömees, et võtta see aminohappe, see kivi ja viin sinna paika. Kivid on siis aminohapped, mis tehakse, et mineraal on nagu töömees ja vitamiin on nagu ülemus siis. Kui üks neist on puudu ehituse peal, kas töö saab käia? Ei saa. Kui ei ole ülemus, siis töömees ei tea, kuhu kive panna, palju panna, mis teha. Kui ei ole töömees, siis ülemus üksi ehitama hakka seal midagi enne. Ja kui on koos mõlemad, aga pole kive kohal, siis tööd ei toimu, kõik peavad olema koos. Ja kui söök ära keet, ära kummutada ja vitamiine, siis kuidas omastuvad üldse mineraalid? Aminohapped ei omastugi. Nüüd kui aminohappeid kummutada, siis temperatuur 60 kraadi hakkab neid moonutama, nad hakkavad lagunema, nad moonduvad. Ja kui nüüd verre lähevad moondub aminohapped, siis rakud ei tunne ära neid. Kui inimest peksta kaua aega, lasta talle ennast täis juua, siis pikalt, ta on joomisest sinine üles pekstud ja veel kallatu kuum vett näkku talle. Et siis ära põled ka ja siis saate ukse taha kellegi. Kikalt pida hoogust, kes on. Inimene ütleb, kui niimoodi ütleb, ma ei tee just lahti. Tee pole sina. No ei ole tema moodi üldse. Rakud ei tunne ära neid söökaine, mis on ära moondunud kummaga. Sellepärast siis rakkudevaheline keskkond täitub seedimata söögiga, pilurubiiniga. Täitub ja ehk veri, mis peaks olema siis koosnema ainult meie eri vererakkudest, kus niigi ujuvad ussid ringi, ujuvad ringi erinevad amööbid ja viirused ja pillikud, siis sinna tuleb juurde veel seedimata setet, söögisetet. Ja see kõik käib veres ringi. Mis siis teha? Maksma selle välja viima.
maks ja puhtkoks, siis maksale antakse veel mürgist sööki juurde, neid mürgiseid puuvilju ja muid asju. Ja maks töötab siis ülekoormusega nagu kogu järgi kogu aeg, püüab kogu aeg kõik välja seedida söögist ja verest. ja sellega seoses, et see veriga on siis nagu umbes, sellega seoses siis inimesel kaob ära võhm, sest hapnik jõuab rakkusse kohale õigel ajal. See meie hemoglobiini molekul, mis peab hapnikku viima, tema paneb staaloomist selle plugi vahele, mis seal ujub. Saab muidu otse minna, aga kuna see liigerdamine seal vahel võtab rohkem aega, siis ei jõua hapnik kohale rakkudest, inimesed hakkavad käed ära surema, külm hakkab väljas. Õuend tägib teist kubu üsse, käivad ringi. Praegu ka veel, +3 kraadi on. Külmetavad inimesed, ei jõua veri kohale. Ja sellepärast siis, et see kõik siis ummistab meie keha, siis me saamegi teada, miks polikliinikud ja haiglad on inimesi täis. Lihtne loogika. Nii et kõigepealt peaks õppima ära siis toitumise, kuidas toituda, kuidas toitu närida, kuidas toituda lahus süsivesikute ja valkude söömiseks, süüa neid lahus. Millal vett juua, et maahapet ära lahendaks. Kui minna restorani, siis küsib kelner, mis te süüa tahate. Inimene valib söögi välja, küsib, mis juua tahate. See küsimust ei tohi esitada, sest juua ei tohi enam kõrvale kõik. Meie kokad on õppinud kokku soperdama häid maitseid. Kokku soperdama. Kui nad ei tea midagi sellest, kas nad sobivad kokku või sobi kokku. Meie kogu see kokakunst on tegelikult maa tõmmatav. Ükski kokk ei panna rõhku sellele, et toit oleks tervislik. Et kõik pannud rõhu selle peale, millele, kas oli maitsev. Või pange suhkrust juurde, ketšupit juurde, majoneesi juurde. Maitsev on. Naatriga alati ka juurde on veel maitsev. Ehk kogu see maitsele rõhu panek ongi see, mis tegelikult ei pane rõhku tervisele ja mis tegelikult sageli umistab ära inimese, sest toit maitseb paremini, lõhnab paremini, kuigi need lõhnavadki, need fermendid lihtsalt juba välja lenduvad ja neile sisse enam midagi. Ja kui inimene õpib toitu närima, õpib eraldi sööma, nagu ma ütlesin, toituma ja vett mitte kõrvale jooma, vaid jooma eraldi, siis hakkad toitu omastama juba. Ja kui inimene vähemaltki kord aastaski taipaks ennast seestpoolt koristada, seestpoolt ära väsida, siis keha läheb puhtamaks. Et me kehal on olemas omadus ennast ise puhastada. Aga jällegi loogiline see, et kui keha rohkem omistada, kui keha jõuab ennast puhastada, siis keha korral kohtuks seda. Seega, kui juba loobuda sellisest söömisest, mis keha omistab, vähendada seda kõvasti, siis suudab keha ennast pikka mööda hakata puhastama. Ja kui keha saab puhtaks, tead, mis juhtub siis? Hakkab keha tervenema, hakkavad kõik haigused arvama, kõik haigused. Siis sel juhul, kui inimene ei hakka andma siis kehale tühja massi uuesti müttidega, kus on nii palju mükkainid ja nii vähe vitamiine ja kasulikku. Vaid kui ta hakkab andma siis puhast toitu kehale, kus on mineraale, kus on vitamiine, kus on aminoped muundumata, ja fermente on ja ka omega-3 õli, mis puhastab ka omega-6 sellest kolesterolist. Siis inimese keha hakkab puhastuma, aga selle eelduseks on see, et on vaja saada ka puhtaks turud. Et üldse nagu hakkaks omastuma. Ja kuna seda tegelikult puhtaks on teha väga raske, siis ongi kaks võimalust, et üks on see, mida teevad joogid, võtavad siis soola, teevad seda Prakšamalanat või? Peeter, mis see nimi on? Soola kapustus. Ma ei mäletagi. No, või see Šanka Prakšalana. Kuidas? Šanka Prakšalana. Šanka Prakšalanat võtavad soola juua hästi palju ja nad teevad harjutusi. Nad kogu aeg pööravad niimoodi, et soolikad seest keelestik kogu aeg. Seal on siuke soola kontsentratsioon, et see ei imendu, vaid peseb nagu läbi. Jah, ta kraavib nagu selle soola puhtaks. Aga tähendab seda, et inimene peab, kaua see oli, kestab vist 5 tundi või? 5 tundi, inimesed teevad harjutusi ja 5 tundi joovad niimoodi, et kogu aeg see soolestik käib kogu aeg, nad kogu aeg liigutavad soolt, et see kõik keha on selle pöördes. Ei no tegelikult paari tunniga, kes on kogenud. Ma tegin esimene kord, mul läks mingi 5 tundi, aga üldiselt saab 2 tunniga ka. Aga inimene, kelle see kõht, seal vahepeal rasva, see inimene seda teha ei saa, sest ta liigub midagi, ta kõik ära viisnud sisse.
sellepärast ongi siis ainuke võimalus on võtta siis ja hakata selle soolt puhastama siis selle kaoliinsaviga, mis siin meil müügil on. Ja see savi on siis selline ainulaadne, et ta suudab endasse tõmmata 40 korda rohkem mürkainet, kui ta mass endal on. Ta on nagu hästi hea himur, ehk siis sorbent, kui kasutab võrgeid. Ta imeb siis endasse neid mürkaineid ja ta segatud siis taimedega. Taimed paisutavad savi ja ta paisub siis sooles nagu suureks, nagu massiks ja ta nagu rammib sealt soolest välja kõik selle, mis on kinni jäänud. Et inimesed, kes on hakanud tegema, siis kuule vaadata, neil on tulnud soolest välja sellist mingit pruuni ja musta ollust. See on juba ollus saksa mõttes. See saab tulnud välja, ma pole näinud, aga ma olen kuulnud, et kunagi ammu kopik ei tulnud välja. Lapsepoolest kopik alla lennanud. See on siiamaani soolestikus olnud ja lõpuks savisoolus välja kopik. Sealt tuleb välja siis usse, kellel ussid on. Ja tuleb välja paeluisse, kui on paelusid inimestel, nii et siis sealt on ikka tulnud inimestel välja igast asju ja kui inimesed vaatavad sinna potti, siis paljud ehmatavad, et kuidas see kõik oli soolestikus. Ja kes on teinud siis seda soolepuhastust, seal on võimalik kaotada siis kuni 20 kilogrammi kehakaalu. Ehk siis kuni 20 kilogrammi kõnta kannab inimene kaasas iga päev aastast aastasse. Muidugi mõlemal saab 5 kilogrammi, mõnel 3, mõnel 12. Aga mida suurem kõht, seda suurem on kõntamass. Ja ma ütlengi, pani Facebooki ka üles, et kui teil on punn kõht, lõpetage söömine, laske eelmisel kõntsa välja tulla. Kui inimene lõpetab söömise, siis soolestikus võib olla kuni 8 portsu sööki. 3 portsu päevas enne, 3 päeva söök, 2,5 päeva söök soolestikus. Ja kui inimene ei joo vett, siis see söök ei saagi välja tulla, sellepärast, et ainuke asi, mis selle sööki välja libistab, on vesi. Kellel kõht kinni on, mõni käib WC-s korra nädalas, neid on harva, mõni käib üle 3 päeva, nii on päris palju. Kuidas iga päev käia, ei tule inimesed iga päev, kõht on kinni. Aga kuidas saab see söögimass välja tulla, roomata välja, kui vett ei ole? Sellepärast ongi vesi, mis seal libistab, jääb välja. Kui siia panna nüüd mingine praht sisse ja vett ja vanna, siis ta jääbki torusse. Kuni järje prahta edasi lõika, kuni lõpuks kinni jääb kõik. Inimesed soolestab kinni. Vett ei ole. Ja küsimus, miks siis vesi peab üldsegi seda lükkama sinna edasi, et ta välja läheks sinna. Aga kui see vesi ise läheb, inimene läheb ju vetsu, aga sealt ei tule vett välja, kui kõht lahti just tule. Selle asi ongi, et vesi, mis selle kõik lükkab kuni pärasooleni, kuni pärakuni ja vesi imendub alles jämesoolest sisse, imendub ise vereringesse. Kui see leis on siis selline mõnus 3 päeva vana selline kaalimass, mis pädaneb ja kõduneb, siis imendub verre minnivesi, vitsavesi. Ja ega ilma vanemad ei öelnud pist või pähe. Sest kui inimene sööb liha näiteks enne, siis alles ööpäev hiljem jõuab see liha jämesoolde. Ööpäev hiljem alles jõuab jämesoolde. Ja kuni 36 tundi läheb aega võib-olla, et ta välja saab, kui sa leist pole veel eelmise 2,5 päeva massi. Ootad järjekorras, millal saab välja minna. Saate aru, jah? See kõik, mis see soolestikus on, see kõik kõduna mädaneb. Mis see tähendab? See on parim toit alus siis mikrorobotitele, ehk nendele, kes tegelikult tekitavad põletikke haiguse. Ja kui nüüd sama virtsavesi läheb pähe veel, siis aju tegeleb mitte mõtlemisega, aga virtsavee ajust eematamisega. Inimesel on pea tühi, midagi meelde ei jää. Aju peaks saama vett, puhast vett, sest kõik mälu talletab vette. Kui ajul on vee puudus, siis inimesel mälu ei ole. Ainuke element, mis talletab mälu on vett, vesi. Ja kui aju saadaks virtsa vett, kui üldsegi sinna vett läheb, siis aju tegeleb sellega, et hakkab seda vett välja lükkama. Ta kulutab energia ära mitte mõtlemise peale, aga virtsa vee eemaldamise peale. Saate aru? Seega me esiteks pole loodud liha sööma. Ja teiseks, kui kõik liha sööb, siis peaks kunagi hoolitsema, et see liha kiiresti välja tahaks, aga ta ei saa kiiresti välja. Kisketel läheb see välja 5 tunni pärast. Kujutage ette meile vahe. Inimesel läheb siis aega 35 tundi. 7 korda rohkem.
mädaneb, temperatuur 36 kraadi peal mädaneb. see oli vitsaveest ja mis ma tahtsin veel rääkida. põletikud jah. ja kuni see kõik mädaneb, kõduneb, senikaua seal paljunevad pisikud kogu aeg, ehk mikroobid. ja see tegelikult võtab kõik immuunsuse, siis immuunsuse jõud läheb kõik selle peale, et neid pisikuid saab kogu aeg hävitada. ja kui nüüd tuleb kuskilt suu kaudu mujalt sisse veel mingine, ütleme, hulk pisikuid ja viiruseid, siis immuunsus on jõuetu ja annab alla ja inimene on haige. on haige, sest immuunsus on ka ülekoormatud. noh, kõhunääre on ülekoormatud, ei puhka midagi siin, maks on ülekoormatud, immuunsus on ülekoormatud. inimene hoolitseb selle eest, et keha, kes tegeleb sellega, et inimene ellu jääks. kõik 12 elundkonda toimivad selle nimel iga päev, et inimene jääks ellu. inimene siis võitleb nendega, hävitab neid. võtke, võidelge, ei ole midagi puhkata. ja et veel kogu see elundkond ei puhkaks, inimene õgib ennast õhtul pilgani täis telekais. siis kui kõik juba peaks magama hakkama, siis ta tekib väsimus, kuna fermente pole. kõhunääre hakkab määratult tootma fermente. see väsitab inimese ära, siis inimene võtab ohku ja unituli ja läheb magama. Läheb magama ja inimene justkui magab, aga keha öö otsa rahmeldab, püüab selle seedi läbi kuni hommikuni. keha seedib hommikuni seda sööki, mis inimene sai õhtul. hommikul teeb inimene silmad lahti, püsti saudist. mis jutus? 8 tundi maganud, aga mis püsti seda? keha pole puhanud, keha on öö otsa rahmeldanud. ja nagu näha, siis ongi need, see üldse, see teadmatus, millal süüa, kuidas süüa, mida süüa, millal vett juua, see kõik puudub inimesel. seepärast, kuna inimesel pole kasutusjuhendit, siis ostas oma tehnika, kui mille kohta on öeldud, et ei tohi jätta vihma kätte, ei tohi, et ta üle kuumaneks sinna. ja kui inimesed ei tea, jätab ta õue kuskile mängima teleka ja tuleb vihma katki läks teleka sinna. või paneb ta kuskile kohta, kus tal ei tuuldu, kuumaneb üle, noh, tuleb läbi onju, mis iganes. või liiga palju kasutab, ta anti mikser, öeldi, et üle 3 minutit ei tohi teda nagu korraga tööle panna, inimene püüab pool tunni teda jahvatada midagi. kärstab läbi. noh, samamoodi inimese keha kärstab läbi. siis selle asemel, et elada, ütleme, 3-25 aastat, elab inimene, ütleme, 75, öeldakse, oi kui vana praegu on. aga vaadake praegu ringi, mis juhtub. 52 aastat mehed kukuvad juba, jalud kirstub. noh, see on see keskmine. 45 ja alla 60 lähevad väga palju. surnud uurid täis inimesi. ja eelmise aasta sügisel enne valimisi Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et Tallinn loob järgmise 4 aastaga juurde 1500 kohta põdurlatele, sertantidele. juurde on vaja. kust need nii palju tuleb neid sente? 1500 kohta on juurde kogu. kõigest sellest, mis inimesed teevad. süüdi pole mitte miski. ehk on kirja pandud, et 8% inimese tervisest oleneb arstiabist. ühendan. 20% oleneb siis keskkonnast, 20% pärilikkusest ja 52% on inimese söömisest, toitumisest. näete, kui inimene ei õpi toituma, hakkas sööma, siis tal juba pool tervist, ütleme, läheb käest ära. ja korrates praegu meie keskkonda, mis on nagu väga saastunud. meie praegu sündivad lapsi, kellel on juba kehv geneetika, kuna vanemad söövad valesid asju. siis tegelikult see 8% teeb inimese veel haigemaks tegelikult. arstid ei aita kedagi. mis see B oli, geneetika? keskkond, pärilikkus. nii et meie tervis sõltub sellest, mida me omale suhu paneme. ja see kolm häda siis on see, mis teeb korda soolestikku ja soolestik hakkab toimima, siis hakkab alles imenduma sinna vereringesse, siis see toit, mis on õigesti seeditud, õigel ajal siis ära tarbitud ja
õigesti selles vahekorras. Tähendab mitte koos veega, mitte koos valgsüsivesik, vaid lahus kindlasti, lahus toitumine. Ja toores toit, kus on ka vitamiine ja fermente. Nii et kord aastas parasitikuur ja kolovada, mis siis kestab 2 nädalat. Algus on siis, kui mul on paljud helistanud, kirjutanud, et toome see pakk kolovadalt, me siin ei müüda, saaksid Peetri minu käest ja siis kes saab. Mõtlen, et kas sa tegid läbi parasitikuuri? Ei teinud. Mõtlen, ma ei anna sulle, ei müü. Mida küsib? Kolovadalt. Enne kolovadat ei saa, kui parasitikuur tehtud. Just. Sest see kolovada liigutab lahti soolestikus sellise kõntsakihi. Ja see kõntsakiht hakkab siin toimima, ta läheb koos veega, läheb vereringesse inimesel uuesti. Või imendub siit see kõnt läheb lahti või imendub selle vereringesse. Inimestel hakkab nii paha olla. Kui seal on parasiidid ka, kes süüa ei saa see aeg, hakkad süüa nõudma. Ja kui parasiid nõub süüa, inimene ei anna, siis parasiid hakkab eraldama mürke. Anna süüa mulle, aga kas ta leikima hakkab laamine sees. Ja need kõik lahti kaugutatud mürgid, et ta pole vett joonud, niigi mürgine keskkond igal pool. Ja siis parasiidid, kes nälga jäävad, hakkavad nõudma veel seal. Nii et inimesel tekib nii suur mürgitus, ta läheb süda pahaks, ta kutsub kiiravi ja lõpuks küsiks, mis sa sõid, savi sõid, kes sul andis, ravi andis. Ja siis ta ütleb, hull udub neid posivaid seal igal pool. Ongi meil toistus. Mingi hull asi, mis te teete enne. Inimene ei valmis anda. Sellepärast on tegelikult selle kolovadale eelneb siis tehakse erinevalt. Kes teeb seal lühemalt, kes teeb pikemalt. Mina soovitan 2,5 kuud enne teha põhjalik puhastus, keha puhtaks teha, siis läheb see kolovada väga kergelt. Sest inimesed, kes teevad kolovadat, siis see savi päev just, kui inimene savi sööma, siis on vaja paastuma hakata. Parasiidid ei paastu. Kui inimene otsustab, et hakkab paastuma, paljud siin teevad paastulaagrid enne. Hakkab paastuma, paastuvad 7 päeva, ma küsin, kas te parasiid ka paastuvad? Tegite parasitikuuri või? Parasiid ei paastu. Nemad hakkavad sööma verd, hakkavad inimesi sööma. Ainulaksed söövad siin elundeid, ussid jõuavad verd ja noh, kes siis mida sööb enne. Nii et ilma parasiite välja ajamata ei tohigi paastuda üldse. Ja kui parasiit siis ei ole välja aetud, siis ma soovitangi mitte seda teha, sellepärast et kui mürgid ka on, siis just teine päev hakkab inimesel nii paha, tekib selline nõrkus, jäägab ringi, kell tekib palavik, süda pahaks, mõni oksendab. Et paremgi ongi see ettevalmistus teha ja siis minna siis sellest savipuhastust tegema niimoodi, et inimene on vähemalt seest puhas nii palju kui sai. Siis on seda võimalik ka teha. Aga pärast seda, kui sool on puhas, siis inimesed ikka ütlevad, kui kerge tunne on olla. Inimesed saavad aru üle pikka aja, kui kerge on tegelikult olla. Sest see raskus, mis on kogu aeg lihast, see umbes aju ja kuidagi jäikus lihast, see raskus kehas ja kõhus igal pool, see kõik kaob ära. Ja kui rääkida veel tervisest, siis tavaliselt kõik inimesed, kellel on mingid nahahaigused, mingid astmad, allergiad, mingid ekseemid, kellel on vähk ja muud haigused, siis on neile soond aetud soolikasse sisse ja on nähtud, et nende soolestik on selline umbes. Inimesed jäävad haigeks siis, kui nende soolestik on umbeaetud üldjuhul. Seega üks raudne reegel on see, kui inimese soolestik on puhas, siis inimesed haigeks ei saa jääda. Kõik toimib, kõik omastub. Ja kui inimene ikkagi toitub ka, nii et ei söö mitte ainult elusat sööki, kus on toitaineid, vaid vähemalt üle poole saab elavat toitu, toorest toitu. Ja soolestik on puhas, siis inimene haigeks jääda ei saa. Jah, mürgid väsitavad ja umistavad ja kormavad, turnavad kõik. Tekib küll tagasilööke. Aga umbes soolestik on nagu raudne reegel, et inimene jääb raskelt haigeks. Selle on ära väistatud. Seega meie kolovada siis on niivõrd tõud asi, et selle pani kokku siis Ameerika doktor, nutritsioloog ehk siis toitumisteadlane pani kokku siis. Ja Kanada. Ta töötab Ameerikas, aga ta on pärit Kanadast. Pani kokku 15 aastat. Pani kokku tavisid ja proovis enda peal järgi kõik, sai aru, et see lahendus, mis ta välja töötas, on niivõrd tõhus, et ta
samas ta puhastab soolestikku, samas toetab ka seda soolestikku niimoodi, et see ei kurna välja, vaid inimesed toitaineid. Ja kui keha on puhas, siis ta piisab neist kapslitest, mis ta kasvas on. Saab toitaineid, savi täidab kõhu ära ja inimene saab 4 päeva, saab siis seda vastumist teha. Kes on teinud Kolavarot? No 5 inimest, nagu 6. Kas on teil muljet öelda selle kohta? On küll hea tunne, jah. Ma selle teisel nälgimise päeval ma tegin veel füüsilise rekordi veel tegin. Et väga niuke energia tõust. Jah, aga teisel 3. päeval on nagu purjus selline. Ei ole, absoluutselt. Kergelt nagu pea käis ringi, aga enne parasiidi kuul ei teinud, kuigi olid joonud nagu palju vett juba. Piisavalt palju ajaliselt joonud juba seda koralli vett. Kui puhastust teha enne, jah, mul poeg ei teinud ja siis see oli küll nagu suremas oli. Siis oli küll nii, et sa täiesti läbi oli nii, päev otsa ei suutnud üldse tõusta. Aga mina tegin enne mitu aastat, olen seda puhastust teinud ja siis ma tegin möödunud aasta 2 korda seda Kolavarat. Väga hea tunne. Ehk saabki aru selle järgi, kui inimesele paha hakkab puhastumise aeg, et siis järelikult inimene tegelikult ongi umbes sees. Paha ei hakka, pigem tuli niisugune tohutu kergus peale. Kergus, lihtsalt teisel 3. päeval oli kergelt niisugune pea pöördus. 2 aastat tegin. See ei kestnud pikalt, see läks nagu üle. Ehk praegune ühiskond tegelikult ongi nii haavatav, et kui praegu võtta ära poest söök inimestel, siis enamus inimesi on 2 päeva pärast on pikali maas. Kui inimene enam süüa ei saa 2 päeva, siis kõik need mürgid, mis on, hakkavad liikuma sees, hakkab keha puhastama suurt hunnikut prahti korraga ja kõik ummistub ära, inimesed hakkab väga paha. Kui praegu, ma mõtlen nagu hirmuga, kui praegu midagi juhtub, et poed kinni on, siis see inimkond enamus, kes on veel sõltuvad tablettidest ja tablett ei saa seda kuidagi moodi suruda allhaigusi, tableti ravi surub alla. Ja äkki hakkab mürgi liikuma, siis ma võtan ette, et kiirabi ei jõua neid inimesi ära viia, kiirabi ka ei jõua. Seega peaks nagu mõtlema juba samme ette, et kui juhtub mingi olukord, erakorraline olukord, et siis nagu ellu jääda üldsegi. Ja on ära tõestatud, et kui inimesele ei anta 9 päeva süüa, siis inimene metsistub, kaotab taju ja on võimeline kedagi täitsa maha lööma. Oma naabrit, oma sugulast, oma pereliiget. Nii et inimesed elavad väga ohtlikku elu, sest see heaolu, mis tal ümberringi on, see ei pruugi olla igavene. Kui see ära kaob, siis kaob ära ka inimene, enamus inimene. Et ma soovitan vaadata üle oma toitumiskavad, vaadata üle, kuidas inimesed ennast siis üldsegi joodavad, toidavad ja puhastavad ja lõpetada siis sõltuvus sellest tablettidest, meditsiinist ja sellest mürgisest söögist. Inimene, kes ütleb, et ta tunnetab ennast, ta maitseb see söök, see maitseb talle, siis ma ütlen, et ta maitseb mitte talle, ta maitseb tema parasitidele. Sest soolestikus on täiesti eri aju ja aju ei suuda kontrollida soolestikku. Inimene, kes on koomas, aju hakkab töötamast ja soolestik toimib edasi. Samuti vereringe kõik. Et tegelikult parasiid mõjutavad inimese suhtumist siis söögivalikusse ja kui inimene sööb siis seda, mis kodunes mädaneb, siis ta soolestikus on kahjulik füüsikkeskkond. Vahe on selles, et üks on kasulik füüsikkeskkond, kes siis seedib elavat taimset toitu. Nende füüsikute väljaheited ei ole meile kahjulikud. Aga inimene, kes sööb siis seda kõike seda kõdunet mädanevat, mis kord kõduna mädaneb, liha ka läbi segi, tekib hoopis teine füüsikkeskkond. Ehk siis mikrorobotite keskkond, mikrorobotid, kes tegelikult toimetavad niimoodi, et inimene jääb haigemaks. Nende väljaheited on väga mürgised. 2 väga erinevat tegelaskonda. Kopsis võidab. See on nagu hea ja halb hunt, sa nagu teate või? Kes ei tea? On nagu lugu, et küsib ise lapse käest. Vaata, on nagu 2 hunti. Üks hunt on hästi kuri, ta kogu halba teistele, selline hästi paha hunt. Teine hunt on hästi hea, soovib head kõigile. Kumb hunt ellu jääb? Laps mõtleb,
lapsed teadnud, aga siis vastab isa, et see hunt jääb ellu, keda sa toidad. kui sa ühe hundi süüa anna ja halval hundi süüa anna, halb hunt tuleb välja. kui sa heale ei anna süüa, tuleb hea hunt välja. Pisikud on samamoodi suurestikus. kui inimene loobub toitmast häid pisikuid, siis nad lahkuvad kehast. Nad jäävad nälga, jäävad alles need, kes nõuavad kogu aeg seda mäda liha, seda kuumtöödelt, seda rämpssööki. Nemad nõuavad seda. See inimene kogu aeg sööb seda, arvab, et ta on seda vaja. Sest inimene söödab neid ja nemad muudkui küsivad juurde. Aga kui inimene hakkab neid nälga jätta pikka mööda, talle küll ei maitse see toit, mis on teine tervislik, ei maitse. Aga rohkem ei ole maitse, rohkem tervisel. Siis pikka mööda jääb see halb hunt nälga. Need hakkavad maha kõrvama. Aga nagu Veiko hästi ütles, paked kohvrid kokku ja kolid välja. Ja asemele kolivad siis need pisikud, kes on head, kes ei mürgitane keha ja lõpuks hakkad küsima siis sellist toitu, mis puhas on. Inimene ei taha seda rämpstoitu nähagi, rämpstööki. Ütleb, et talle maitses enam, kuigi 3 kuud tagasi maitses. Ja kui keegi ütleb, et me oleme nii erinevad, siis selle kohta ütles Kirill Vashilov, inimene, kellel on siis, ta elab praegu Serbiast, kellel on 4 last. Ja vanim laps on praegu 15 ja ta pole nendega kordagi arsti juures käinud. Ütleb, et ei vaja. Milleks? Lapsed on terved. Lapsed toit oleks siis kandjast juures kogus. Ütlebki, et inimesed pole mitte erinevad ja erinevad on need tegelased, kes sees on. Ja kui inimene hakkab, kui praegu kõik inimesed hakkaks toitama ühte moodi, siis oleks kõigil üks sama maitse. Järelikult inimesed ei ole erinevad. Nagu ka loomad. Metskitsed ei ole seal metsas, üks ei taha rohtu süüa ja teine tahaks närida puukoortukis, kartulit. Puurt närivad, seda muud ei ole süüa. Aga üks ei taha süüa võib-olla kartulipõllu pole käi söömas kogu aeg, kabikartuli juures, teised rohtu võib. Kas sigadel ummistab ka see kartuli söömine soole ära või? Et see olete uunestanud? Ma arvan küll, ummistab jah. See on samuti nagu anda loomadele saia. Vaata öeldes, et saia ei anda luikadele endale. Inimesed annavad saia seda pärmiga esiteks, teiseks gluteeniga enne. Ja ta taibis ka samamoodi. No põllumajandus on teraviljaga toidetakse, need loomad on ju rasvunud ja haiged tegelikult. Küll antibiootsi anda ja... Nad lüüakse maha kiiresti, nad ei elagi vanaks. Lehm elab 25 aastat vanaks. Aga lüüakse maha aastakaasena ja see leht, mis piima annab, see kurdab ennast välja 5 aastaga. On ju vanur, lüüakse maha. Peaks elama 25. Jah. Nii et kes piima joob, arvab, et ta teeb siis head ja lehmale, et lehm võib elama. Ma ütlen, et see lehm on nii ära vägistatud ja nii ära kurnatud. Piima joomine ei ole parem kui liha söömine. Kusjuures osa on mingi mädase udara põletiku, seda varjatakse lihaga või tead. Ja piim ja kartul ja teravili on mis asi? Igavene köha nohu, igavene. Inimene saab kunagi lahti köhast nohust. Ka relbedel samamoodi. Kõik jah. Ja need hommikumistlid on veel GMO maisiga ju. GMO-lud maisiga. Nii et kes annab lastele siis oma hommikumistlid selle gluteeniga ja GMO maisiga, siis ma ütlen, et see on suur karuteine. Ma olen kuulnud, et 80% sojast on eks ju GMO. 95. Rohkem. Igal juhul, et siis loetad mingi, ma ei tea, šokolaadipaki pealt või mingi sojavalk või whatever. Letsetiin, kõik on GMO sojast. Nisu on ka ju, see on ju ka kõik GMO. Aga Eesti usub, et see minu, mis ma nüüd ostan, selles ikka ei ole. Ei, no kui sa ökopoest ostad, kus on kontrollitud, siis... Jaa, selverist ma. Ainuke soja ja mais praegu on veel mitte GMO on ökopoes. Ma ütlen, et kõik poes müüda, seal ei ole kirjas, see on kohustus kirjutamas. Paar seadust, mis kohustus. Ja kui keegi arvab, et ta saab poest audet kaupa, siis ma ütlen, et ostke raamat Aidu Rooka, soomekeelne raamat, kes saab aru. Seal on kirjas tegelikult siis uuring, mida tehti nii Rootsis kui Soomes, kus valiti poest korporatiivset sööki. Korporatiivne söök on see, mida müüakse üle maailma igast poes. Kui lähete igal pool sama söök. Vaadake need kõiki neid laisi ja neid Uncle Ben's ja kõik, mis on need marsid ja kõik söögid, need kõik on üle maailma. Samad Kelloggsid ja Nestled ja seal igal pool on tehti uuring. Igal pool oli häid asju paki peale kirja pandud rohkem, kui need tegelikult on. Halb oli pandud palju vähem, kui tegelikult on. Nii et see on ilmselge pettus, mida keegi siis kuskil ei paljasta ega ei kajasta. Ja kasutavad GMO-d, keegi sõnum, mis sinna kirja panevad, see GMO on. Ja kui ma räägin veel see mürgist, siis keegi ei tahaks süüa tsüaniidi, kui ma panen pitsi sisse.
jooge ära. tead, see on ju mürk, tsioniid. aga ma teen ta lahjemaks. panen sinna ühe tilga tsioniidi ja panen vett juurde vitsi-täis. Nad on lahjendatud, tahate juua. ilmselt tekib hirm, et tsioniid ikkagi. aga nüüd, kui sa võtad need samad puuviljad, mis on siis saanud, need on võtsitud teise asjaga. võtame siis just teravilja ja need, mis siis maatlusmaad. Nad saavad samamoodi mürki, mille nimi on Agent Orange, agent Orange. see mürk, mida kasutas Ameerika Vietnami sõjas Vietkongide kätte saamiseks džunglitest. olid punkrid seal, ta petsis üle suure ala džungleid. puud kuivasid ära ja need punkrid jäi nähtavaks. ta sai pommitama hakata, need punkrid sai Vietkongi pommitada. mis aasta oli? 1970. see oli siiamaani džunglit. siiamaani lage maa. see mürk võttis ära selle kõik looduse siiamaani kasvanud ära seal. rohi on natuke rohkem tuleb seal. see mürk tehti lahjemaks. pandi nimeks glüfosaat ja nüüd pannakse põllu peale meile. ei tea, milline tonni aastaselt. milline tonni jah, seda ütles Vikerraadios. 2011 pandi vist 461 tonni. 2016 oli 790 tonni ja praegu 1 000 000 tonni. ja 3 aasta pärast on 1 500 000. aga miks pannakse? see on tellijad on, tellivad, seda mürki osta, pange veel. see on see, mis paljudes riikides keelatud on. jah. kuniks inimesed seda mürgist sööki ostavad, ennast tappes oma lapsi mürgitades, senikaua neid mürke tuuakse ja nii kaua pritsitakse. no need on erinevad, need igasugused pestitsiidid, igasugused haiguste vastu ja niimoodi, aga no mürk on ta kõik üks ühe nimetus. no ma räägin praegu just sellest glüfosaadist, mis on nagu umbrootõrje vastu. keegi ei rohi enam põllu peale, vaata näid kunagi, keegi rohib. kui ma väike poiss olen, siis rohisti. põllu peale teed rohigeid, enam ei rohi keegi. läks mürki. seda mürki söövad kõik. aga teist mürki, mis on samasugune mürk, seda nad ei taha. ja ma ei too näite veel, et kui inimene sööb mingit värvilist kommi, värviline komm, lapsele annab. kui ma ütlen, anna komm siia, värin nagu koškiga ära. ütlen, et sööni ära. ta ei taha süüa, miks pani värvi siia peale. košk on palju ohutum kui see, mis seal sees on. seda nad söövad, seda pole näinud, kuidas tarviti. et meil on, inimesed on nii ära petetud ja kui inimesed sellest pettusest aru saavad, siis nad hakkavad ka mõistma seda, mida suhu ei tohi panna ja hakkavad tervenema. ainult siis. inimesed on ka väsinud ja depressioon on neil levinud, et inimesed ei taha enam elada, nad tahavad nagu ära minna. vot mida rohkem inimene kaotab energiat, seda rohkem ta väsinud ongi. energia kulub ka siia ju, vee seedimise peale, mürkide väljaviimise peale, selle söögi seedimise peale, kus fermente ei ole. siin kulub ära enamus energiat inimesel. ja pärast on niimoodi, et inimesel aju nõuab väga palju energiat mõtlemiseks. inimene enam mõelda ei jõua, läheb teleka ette, paneb teleka mängima ja seal on kõik välja mõeldud. Võidakse ära, mida peab tegema, kõik mida peab sööma, kuidas peab ennast süstada. terve mudel on. jah, ja inimesel nii hea mõtlema pea, kõik on välja mõeldud, inimene läheb selle järgi ja lähebki hävingusse. ja ma ütlen kõigile, kuhu te lähete, vaadake, inimesed lähevad sama teed. 5 sammu, 7 sammu, 12 sammu eespool, inimene jäänud sinna suhkruhaigeks, jäänud sinna kõrgesse vererõhku ja vähki jäänud enne. surnud ära jala pealt, auto kukkunud, ajurabandus. kuhu te lähete? Inimesed lähevad. teed täiesti samu toiminguid, siis sa ei saa tulla teistsugust tulemust. on aja küsimus, millal inimene saab samad haigused, kui said need, kes selle haigest varem sinna. on loogiline. süsivesikud ja valku koos süüa, et kas see ummistab ka soola ära või mis see põhiline miinus on sellel? see ei omastu. ta ei seedu ära. erinevad ensüümid, nad ei tea, mis hakkab nüüd seedima seda, et üks segab teist. pudru ja kapsad segab. ehk valk nõuab maahapet, aga see suhkrusüsivesik ei nõua maahapet. ta seedub otse katsest termikust, kus on keskkond aluseline. ja nüüd ongi see, et kui ta läheb sinna makku, siis magu ei saa aru, kas panna hapet või mitte panna. ta paneb natukene ei seedi valku ära ja paneb käärima selle, mis on suhkru juba seal kõik. et siis üks mädanet enne käärib. pärast on gaasid ja kui nad ei ole ära seidunud, vaid on ära mädanenud, ära kõdunenud enne, siis on temast. inimene lihtsalt kurnab oma eluenergiat, et see mass läbi lasta endast, ummistab ennast ja saab seda hästi vähe kasu. tervel inimesel pole gaasi. kui te toitute õieti, siis gaasi tekib. gaasid on ebaloomuliku, ütleme, koos söömise nähtus. huvitav see, et gaasid võib tekkida ka toortoitlusel, kui nad ei näri korralikult läbi, sest see tsellulaas ei aktiveeru, kui nad lihtsalt lahmivad niimoodi sisse. mul jäigi rääkimata see, su täna Peeter, et me just vajame pidevalt kiirainet.
kiudaine on siis see, kus on siis terviklik vili on sees seal nagu erinevad vitamiinid, mineraalid ja see on järgi kiudaine, mis siis ei seedu ära. Ja kuna siis meie fermendid lagundavad seda toitu ise juba, tähendab selle toidu enda fermendid lagundavad. Mahappe lagundab valku, kui vaja on, sapp lagundab siis, kui vaja, siis õlisid, rasvaineid ja see, mis seedimata jääb see kiudaine, see jääb siis soolestikku ja soolestikus on siis need meie seedepesikud, kes siis lagundavad alles ära kiudaine. Et nii palju asjaolusid on vaja, et oleks koos, et see kõik omastuks. Ja kui inimene nüüd pidevalt äädikat ja kloorivett, mis hävitab siis neid pisikuid, siis ta hävitab ära ka soolestikus neid pisikud, kes tegelikult peaksid seda tegema siis lõppseedimise kiudainele. Kloor hävitab pisikuid ja äädikas hävitab. Siis inimesel siin ei ole enam kedagi. Ta ei saanud kiudainet. Ja see ongi siis kõht lahti või siis ei omastugi tal. Hävitab siis vajalikke pisikuid. Ta hävitab kõik ära, jah. Sellepärast, et ei tohi võtta midagi, mis on äädikuga. Ei majoneesi ega muid asju seal. Isegi natukene äädikuga. Milleks? Ta on võrk. See on keemiline äädikas, ta annab tohutu hapelistjääki peale selle. Palju suhkurt ka veel. Kas see õunaäädikas? Ta on loodustada äädikas. Veini äädikas ja õunaäädikas. No see on nagu sidrun, ütleme. Ta ära palju võta, aga ta ei ole selles mõttes, et ikka võrrelda selle äädikaga, mis poes on. Kui ma Peetri soovid seda nagu hapuurgide peale üle marineeritud. No ikka jah, marineeritud. Palju väheda. No jah, on küll paremaks need seedid. Sest mulle nagu vähe, aga majoneesi see, mida veel hääldased ja toitumise järve on olnud, need jätkuvalt. Imestan, et see majoneesi sööd. No vaata, osta mingit vegan ja ma ei tea, mis majoneesi on. See on üks asi, jah. Parem. See muideks, kui inimene teeb läbi koolavaada, siis tal, ja kui inimene loobus söömast, siis natuke tomaat ja soola panemast igale poole, siis inimese maitse läheb puhtamaks, ta ei taha enam äädikat saada ega ketšupit, mis oma maitset teravamaks. Ja päris palju asju ei taha peale koolavaadalt enam. Sest inimese maitse on ära tuhmunud, selleks, et saada maitset, ta paneb äädikat ja paneb ketšupit ja soola hästi palju, et saaks mingi maitse sealt kätte. Aga kui inimene puhas on, siis ta tegelikult on maitse kätte sellest toidust endast. See isegi peale seda parasliidi programmi isegi hakkab see ka toimima teatud asju. See on paremaks, jah. Ja kui inimene suitsu tee ja alkoholi jood, siis tal maitse meeled läheb puhtamaks, siis ta lõpuks saab aru, et ta pani soola liiga palju. Paneb saavali soola iga poole, ta ütleb, et kuule liiga soola on, liiga palju on. Ta ei taha enam seda soola. Soola umistab samamoodi keha. Soola pole tegelikult vaja meil, teate. Soola on vaja neile, kes teha söövad. Kes ta vaielda, ma ütlen, aga lammastel paneb see soola, pannakse inimesed sealt soola söövad, aga metsloomadel, kes soola paneb, jahimehed panevad, aga vanasti kes pani. Pole vaja soola inimestele. See looduslik sool. Pole vaja, me elame siin Läänemere ääres, kus me soola saime omasti. Merest, meil pole soola merest. Kus me saime soola? Aga see uus Tiibeti sool või et mineraale saad sealt hunnik kätte, paned ka vette siis juba. Ka puhastamise eesmärk. No ma ütlen, vaadake, ma tegin saate Petonkanist, vaadake sealt YouTube'ist. Vanasti oli, kui põllud olid kõik mineraale, enne sõna veel enne, ütleme 2 aastat tagasi oli ikka väga mineraale. Siis oli hästi palju kaaliumi. Kaaliumi oli väga palju. Kaalium, mis käivitab ainevahetus toiminguid meil. Kaalium on südamele hea, aga kaalium ja naatrium on nagu sarnased. Ja praegu on niimoodi, et on kaalium 9 jäänud. Ja keha vaatab, et kaaliumi koht on nagu tühi ja ta hakkab naatriumi sinna panema. Aga hakkab panema naatriumi kaaliumi asemel, aga naatrium ei tee neid toiminguid enam, mida kaalium tegi. Sellepärast on inimestel naatrium üleküllus, mis tegelikult ei käivita ainevahetus toiminguid rakkudes, aga kaalium on vähe. Ja kui kaalium tuleb, siis kaalium lõpuks ei saagi seal minna, naatrium on kohe ära võtnud juba. Soola on inimese ära umistanud. Soola vanasti ei olnud. Seal meresoolas ja Tiibeti soolas ei ole naatrium ja kaalium võib-olla rohkem tasakaalus, kui sellest ütleme lauasoola, peensoola. Peensool pole üldse soolgi. Peensool, kes tahab teada, peensool on soola ja klaasi tegu. Teate, see on klaasi peenestatakse ära. Kuhu klaasi panna, segama soola sisse, ta müü maha. See sool läheb siis verre ja kui sool laustub veres, siis klaas laustub, klaas läheb veresoond ja priimustab veresoondes teine poole. Keadab see välja võimalikuks. Peensool pole sool üldse. Nii et kõik pakid, mis poes müüakse enne, kuskil sool on sees, siis tead, kes on klaasiga sool. See ei ole sool seal, see on soolamoodi asi, kuhu sisse pannud klaasi.
ei no tavalist soolu pole kindlasti mõtet. No aga ta on igal pool, kus on söölutäis enne, mingid kõrpsudki, soolada. Seal pole ju veresoola, seal pole see tavaline sool, see tahisool. Sul on oluliselt ei ole, sa näidata, et see nii on. Aga see ei ole keelatud. Kes on näitama? Samamoodi nagu müüakse maha seda fluoriidi ja alumiinidesse jääki. Müüakse maha vasta sisse panest enne. Samamoodi müüakse maaga klaasijääke fosforu sisse. Mässi on väga palju meil tehakse nüüd. Nii on lood meil. Nagu näete, siis nii palju vigu on inimestel, mida tehakse. Kui autole teha nii palju vigu, panna sisse valesid õlis, valesid bensiine ja ei hooldataks midagi, mis kaua saaks sõita autoga. Saagi, inimesed oma autolist hoolitsevad väga, oi autot oli nii kallis, aga oma tervisest nad hoolitsevad ja teevad täpselt oma vigu. Ja kuna autole teeks. Inimesed usaldavad pimesi neid toitumisnõustajaid ja nii edasi. Söömisnõustajaid. Ma ütlengi, tehke vahet. Ühed söömisnõustajad, kes on haiged, kes ei ole ennast suurt tervest ravida, kes sageli on ülekaalud ja peavalud ja sellist haigust enne. Nemad soovitavad teistele, kuidas süüa siis enne. Ja ma ütlengi, kuulake neid, saate samasuguseks. On toitumisnõustajad, kes soovitavad toitumist. Ehk siis seda toitumist, mis on loomulik ja tavaliselt on nemad tervemad. Ja ma ütlengi, et kuulake neid, kes terved on. Arsti juurde minnes sa saate minna inimese juurde, kes ise on haige. Ja hakkab teile nõu andma, kuidas terveks saada. Keegi läheb rükkari juurde prügikasti kõrvale ja küsima, kuidas rikkaks saada. On see inimene? Ja miks te lähe? Küsige rükkari käest, äkki te räägite seda. Ta ei tea seda kuidagi moodi. Kui ta teaks, ta pakkas rükkar. Aga arsti juurde minnakse küsima nõu, aga arstide keskmine eluiga väiksem kui tavainimeste teatada. Eestimaa on seda räägita. Venemaa on keskmine iga vist 65, aga arstidel on 57. Arstidel on palju varem kui tema patsiendid. Miks? Arst jälgib väga hoolega kõike ravisid, mis ta kirjutab välja. Ja ta rohkem jälgib, seda haigimaks jääb, selle kiiremalt maha sureb. Keda uskuda siis? Kas tahate elada kaua pärast? Aga mingi arsti juurde. Sellepärast, et arsti juurde ei peaks minema, sellepärast jälgige oma keha kasutusjuhendit. Noh, see on neile suur üldistus, eks arst on ka teadlik, kes on süsteemist läbi käinud. Muidugi, see on keskmine. Ma räägin, et kõik arstid on. Muidugi on häid arste. On häid arste, keda ma nagu tõesti võiks tuua nagu eeskujuks, aga ma ütlen, et nende eeskuju tegelikult on mulle minevik, sest nemad on ikka kinni jäänud sellesse nagu ütleme söömisnõustamisse. Nad ei ole nagu sellest välja arenenud sellest üldlevinud nagu sellest tervisliku toitumise mudelist, mis tegelikult on nii maha jäänud, et sellega ei saa päris jääda. Huvitav on, et Levin on siiamaani insuliini peal, kirjutas sulle raamatu sellest. On. Kui praegu oli raamat sellest meditsiinimeediumist välja, kõik kiidavad meditsiinimeedia, ma tegin Facebooki leevi lahti, vaata, mees soovitab kuidas keeta tervislikut su sööki. See on minu jaoks selline päev. Keerutud söögiga ei saa terveks. See ju omast pole vitaminagi, pole fermente. See on jälle üks selline vahe samm, kuhu saab minna, kus tuleb kiiresti edasi minna. Inimesed võtavad ikka selle info, millest on valmis saanud. Jüri Linna näitas filmi, kus 30 päevaga Ameerikas arst ravib toortoiduga kõik diabeetid terveks. Absoluutselt kõik. Seal oli teine staadium ja esimesed ja kõik. Ainult toortoitu. Oli kõik. Mihkel, seal on ka programm seal. Diabeet ühe ravimist. See eeldab seda, et soolastega puhased hakkavad kõik omastuma. Kui tal enne soolast puhtaks läheb, enne ta kõik omastu kõik. Seal on probleem, et sellega hakkab minema läksid. Kui inimene saab kiudainet, hakkab tarima, siis see pikka mõelda hakkab kraapima lahti kõike. Ta saab aega rohkem. Pool vaadatud selle nagu kiiresti. Samas joogas õppisime oli selline, on 9-päevane Oshawa dieet, mis on siis kas pruun riis või tatar, 9 päeva seda ainult seda. Ja see on tegelikult ikkagi keedetud. Aga see Oshawa olevat ise, ta on Jaapani teadlane ja siis tahtis lääne teadlastele siis saada nagu tunnustust üle maailma ja alguses teda üldse ei võetud jutule ja siis ta olevat ennast nakatanud mingisugusesse tõppe, mingi raskesse haigusesse ja siis ravis ennast 9 päeva üle selle sama asja. Ta on see makrobiootika raja. Võib-olla rohkem nagu saavutavad. See kõik on hea tegelikult. Palju parem kui süüa sellist nagu tehislikku sööki ja süüa liha, parem keelke riisi ja keelke siis tatart ja kõike. Aga ma toon näite, võeti 2 rühma kasse ja kass elab kaua, 16 aastat enne, 18 ligi.
ja tehtigi katse, et ühele rihmalakassidele anti siis neid keeratud sööki poiganserve. Üldse keeratud ja teistele anti tooresti ja mis vahe oli teatava? Täpselt poole kaua meil olid need kassid, kes olid tooresti teha. Täpselt poole kaua. Kui jätta oleks 8 aastat, on keskmiselt 12, 4, võeti keskmine, siis teevad 16. Et toorest liha võib süüa siis? Et saab toitainet kätte? Saab neile. Aga me saame palju parasita sellest. Me ei ole olnud hea teema. Parasita ajan välja siin, kui siin selle, võtame siit riivulit seda kaupa. Ajad välja siit jälle peale. Me pole loodud sööma liha, ma olen soolestik ja vastu. Meil ei ole hambad vastavaid, meil on vastavaid küüsi, meil on palju asju. Seda on ka ju räägitud, et inimene omastabki valku toorlihast. Et kui te üldse liha peaks sööma, siis nagu on toorlihas, mida te peaks sööma, mitte nagu töödanud. Ei no seal on toidu ensüüm on sees nagu taimedes. Täpselt ensüüm on asja võtiga. Peeter, et inimese liha omastama kõige parem. Jaa, inimese saab küll vaja lagundada, seal on sama ei pea ma võin rääkida inimlihast. Et praegu Valgevenes tuldi sisse kitsi, vaatasin YouTube'ist saada, kes olid geenmundud kitsed. See pannakse sisse inimgeene, GMO kitsed. Wow. Ja siis on see, et praegu oli seakatkis siis, teate? Mis asi? Seakatk oli eelmast. Hävitati ära ju nii palju sigu. Miks seda hävitati ära? Sest nüüd tuuakse Euroopast uued sead, GMO sead tuuakse sisse, kus on sisse pannud inimgeenid. Nii et sööge seal liha. Ja küsige need äri, kas seal on sees inimgeenid ei ole? See oli juba varasemalt teada, et inimene ja siga oli geneetiliselt väga sarnased. Et see siga ongi, nagu kodusiga on aretab sisuliselt inimese väike mets ja... Kergem seeduma. Ja järgmine uudis on see, et metalljägis on tõeks inimene, kes siis oli sellises nagu osakonnas, kus siis kasvatati tõukanu. Oli tõukonna osakond, kus siis kanad siis loeti ja pandi pärast munema. Kes läks lihast, kes punakse. Nüüd öeldi, et nad koondavad selle ära, selle osakonna, et see osakond juba vaja on. Siis ta küsis, et miks hakkame tooma Euroopast nüüd uusi kanu sisse. Milliseid mis arvati? GMO kanu. Sest eks selle kaasa lähe selle vooruga. Need on soodustust võib olla mingit ainult võtsidele, soodustust ei saa võib olla mingit Euroopa Liidu abirahad ei saa võib olla, ei saa sööta võib olla nii hinnaga, sest kui see korporatiivne äri, mis inimest hävitab, kellelegi määrab midagi, pakub on ja kui see kaasa lähe, siis sa ei saa soodustusti, sa võid oma tõukonna kasvatada. Aga hind läheb nii kalliks, et sa keegi ei osta lõpuks enne. Ma tegin järelpärimise sinna või selle maaeluministeeriumisse, et palju meil neid mahekasvatajaid on, et ainult 3 tükki oli ametlikku mahekasvatajat, kes kanu kasvatas, mahekanu. Tähendab, kes annavad ise mahetoitu kasvatavad ja ise söödavad seda. Ja 3 tükki, 1 oli paki, et need 2 tükki on. Et need munad on kõik, mis siin tuleb, see on kõik keemia. Kes need olid, need tooted? Mul meeles ei ole, aga mina tarbin muna, mina saan ühe sakslase käest, sest ma kontrollisin järgi, et ta kindlalt kasvatab ise mahevilja. See sööki, mis sa annad loomale või seale või sellest sõltub ju see, mis sa ise pärast sisse sööd. See kõik jääb rakumällu juba kõik see ja rakumällu kaudu läheb energeetiline nagu teave läheb edasi. Toit on kõige tähtsam, mis sa loomale annad või linnule. Ja kui see toit on vale, siis see tuleb täpselt samamoodi sisse. Üks kõik, kas ta on õrrekana või siis kollane muna või mis tal seal nimetatakse. Ma tahan öelda, pange tähele, et käib inimese kannibalismi pööramine. Kes ei usu seda? Vaadake, GMO kitsed, GMO sead, GMO kanad, kus on sees inimgeenid. Mitte niisama GMO, ta paneks sisse eri geene ja inimgeene. Ja need lööb selle soo asja ka peas segamini. See lööb kõik hästi. Elektriline impulss muutub. Kes kasutab sellise suurepärase korporatsiooni nagu Nestle toodangud? Kohvi sööb neid krõpse ja kõiki. No ma ei tea, kes kasutab. Palju kasutavad? No enamus jah. Ja vaadake, seal sees on selline huvitav maitseaine nagu HEC 293. Kes teab selle kohta? Ei tea. Human embryo kidneys. Inimloote neerud 293. Hea maitseaine, sees on igal pool. See on esimene samm kannibalismile harjukeenuses. Vaskata ma söön üksteist teineteist. See Nestle peaboss, see juht, see ütles, et vee joomine on ka ju, et seda igal ühel ei tohiks. Suur luksusene. See on luksus. See ei ole inimõigusi. Vett ei peaks andma inimestele raha müüma hakkama, mis see siis on?
ega ei saagi inimestele korraga öelda, et inimesed hakkame sööma üksist, aga selleks ongi väljamõeldud tehnoloogia, ometi aken, kus siis pikaaega inimesed harjutatakse mingi sellise ebavääriksusega, mingi väärtustusega pikaaega, inimene harjub ära ja lõpuks tuleb kaasa sellega. Aga nüüd on küsimus, kas pannakse inimeste geene või pannakse need biorobotid? Kahe väikse... Et sedasi saaks nagu ka inimesi niimoodi sõnaga nagu ära rikkuda nende biorobotite geenidega. Nii et tegelikult läbi selle Overtoni akta vaikselt lõpetatakse inimesi, siis algõpetatakse sööma liha, inimesed ei liha. Nüüd õpetatakse sööma üksist. Ja mõjust ma ei öelda, et kui juhtub nälg, siis inimesed hakkavad sööma üksist teatada. Kes sööb liha, need lihtsalt hakkavad sööma üksist. Peavad naabrit sööma, pereliikmed sööma, sest ei ole vaja kaugele minna, 1934 oli Ukrainas Golodomor nälg. Stalin mis kogu vilja maha Ukrainast, korras kokku meid maha. Rahva polnud minu süüa ja mis juhtus? Poolest aastat said inimesed üksist. Söödi ära perekonna nõrgim lüli. Naabri juurde võis ka minna, aga naaber tugevam oli, siis naabrid ei saa minna, lööb maha. Hakati sööma pereliikmeid. Miks? Liha vaja. Fisikud sees püsivad. No neil ei olnud muud ka süüa, seal vili korjati ka juba ära, midagi ei olnud süüa. Rohtu ka ei olnud ja see oli väike ikaldus. Ei no rohtu on ka alati süüa. Ei no seal oli, kui põud oli, et nad ei saanud rohtu ka süüa, siis põld midagi süüa. Puupungi on alati. Aga asja selles, et seal on stepid, kus on puured puid, seal põlevi puid. Kui on rohi, nagu praegu talvel söövad, kõik omad söövad seal, kui on rohtu. Kas sa seedid seda? Vot see ongi seda, kes liha seedib, see ei seedi ära seda. Ma ei tea, kas sina ka seedid. Päris rohtu seedid. Rohupulber see ongi. Sa teed maitseainet kohe. Mul siis siin on rohupulber. Et lihtsalt need, kes tahavad kudu mada saada, nemad tahavad liha saada ja inimene kaotab välja selle välja lihtsalt. See on küll hirmu jutt ja ma räägin, et see on kõik olnud. Liisa kunagi ütles, et kui on see pimesel välja lõigatud inimesel, et siis ta enam mingit muru süüa ei saa. Oled kuulnud sellist teooriat? See on lihtsalt see, et kui ei ole pimese oot, siis ei ole enam pisikutel peitumine kuhugi. Ta on nagu peidupaik. Kui inimene, seal elavad siis need õiged sellised pisikud. Ja kui inimene siis sööb toorest toitu, siis seal tuleb välja see õiged pisikud, kes siis seedivad seda sööki toitu. Kui inimene sööb siis midagi, mis on kuumtöödeldus, mis siis neid hävitab, siis nad läheb sinna peitu, kui pimese oolda, see klapp kinni, nad saab peidus nagu. Kuni see kõik see mass, mis on siis neid hävitab, läheb mööda, siis nad tuleb uuesti välja. Aga kui ei ole pimese oot, siis ei ole kuhugi peitu minna ja kui inimene hakkab sööma uuesti mingi kuumtöödeldus sööki, siis nad hävitab ära kõik oma pisikud ja neil enam ei hakka lihtsalt. Ja pole kuhugi peitu minna. See on selle jaoks. Siiamaani teatud, miks see vaja on pimese oot. Ta on seedipisikute varjupaik. Et kui sellele savipuhastusele hakkab väga paha, mis tegema peaks? Siis ei ole midagi teha, aga ma soovitan, et savikuuljaga ei maksa süüa mitte midagi. Et kui sa sööd, ma mõtlesin esimene kord, et ma mõtlesin, et võtan ühe banaani õhtul ja vaat siis on kõik. Ei süüa, aga kuidas on toormahnaga? Tegelikult pakki selle järgi peaks olema lubatud see toormaht, selle teedi. Vähek on jah. Parem mitte midagi. Aga mina võin öelda küll, et toormahlaga hakkab parem. Nagu hakkab pilti. Toormahlaga teid. Üldjuhul soovita rohkem vett juua. Ja seda võib ka teha, kusjuures, et savi teha selle toormahla ja veega seda. Soovita rohkem vett juua ja kui nõrkus on, siis natuke mett võtta. Aju saab natuke glükoosi. Või siis juua magudat mahla, mitte suhkruga. Tead, mida venelased soovitasid, need kuivatatud nendest ploomidest ja rosinatest ja nendest teha see nagu kissell, ilma tärkliseta, lihtsalt keeduvesi, et see on ka mitte midagi sisse ei pane peale selle, et sa teed selle nagu kuivatatud viljadega, keedad läbi siis see vesi. See on see, kui see oli suur polovada programmis ennast. Aina natuke juua, kas meil magusat või siis tavaliselt ei muudaks seda. Ma mõtlen, aga ei, lihtsalt see vesi vaata. Rohkem vett juua. Vett juua, seda uu rohkem välja. Aga see niimoodi ka juhtunud kellelgi, et see savi ei saa välja tulla või? Jaa, ikka on, kes ei ole parasiit, et programmiteinud lähevad umbe täiesti. Kui soolestik on nii umbes, nagu see oluline, siis ta ikka tuleb üht egust, aga savi ei tule siin sitoks välja. Muidu tuleb see kõik jääb. Tema tuleb tosta sodiga välja. Tal ongi üht egust ja kõik lahti raapida. Äkki inimene on 65 aastat seda sodi pannud soolda. Nüüd tuleb savib seda kõige välja raapimist. Ausu, kui 10 aastat kummikomme on söönud, siis on sama olukord. Nagu lapsed söövad need kummikomme. Kaskara saab raada, see on seal pole vaadata. Jaa, see teeb selle
pehmendab seda läbipõlevat. ja vett juua alati palju, sellepärast et jällegi ilma veeta ei tule välja midagi. kui ei tule välja, siis jooge rohkem vett. mida rohkem vett, seda rohkem seda välja juukseb. ei seal midagi hullu ei ole tegelikult, ei maksa nii väga karta. hästi paljudele esimesel päeval see võtti käi läbi. See on hästi paljudele. palju selle savi peab sööma? seal on täpselt öeldud ju. 4 pakki päevas. 4 pakki päevas. 4 pakki 4 päeva. täis kõhutunde. kõik on täis. aga jah, ma soovitan enne teha siis 2,5 kuud teha parasjagu kuur, sest kui inimesel on maksarutikad või mingi toksoplasmoosid sees, kes siis ameerid, nemad kogu aeg nõuavad süüa ja nemad söövad, tekitavad mürkkännikuga, siis inimesel hakkabki väga paha, sellepärast ongi vaja kõigepealt neist lahti saada kõigist. ja kes siis kahtleb, et on, siis mine uuringule nõuda kohe, et uurige, kas mul on. ma ei tea nii palju öelda, et üks lugu oli, et Iisraelis on 67% inimestest on nakatunud toksoplasmoosi, kastiamööbi, kes seda vajus ja sööb ajurakke. väga palju inimesi, umbes sama palju, natuke vähem on täis siis maksarutikaid, keda saavad joogiveest või kuskilt või mustast veest. nii et neid amööbe on väga palju inimestel. mis see põhiline paradiisi uuring või mis siis proovitamiseks lähevad? mul on Facebookis olemas need kavad, et seal on nii palju tooteid ja nii palju erikavasid, seal on nagu siis võiks seal paketis see 9 järku on meil, 1 ära, teine ära, 3 ära, 4 ära. ei ole nii, et võtame kõik ühe korraga ära, 2 nädalat teeme ära ja kõik on puhas. mina tegin 2 aastat, ma ei tea, see Kallina kirjutas kogu aeg välja, 2 aastat puhutasin, siis läksin asja kolla vaadata. ja ega need maksalutikatega oligi niimoodi, et 2 aastat võttis aega, et lahti saada. ja see ongi väsimus kogu aeg. ei noh, mina ei tunne seda väsimust, aga seda näitas, see aparaat näitas, et kui te tahate, mul tegelikult on kaasas üks test, mida saab teha ka švitsi peal, et võib-olla veerand tundi, et saab üldse teada, kui umbes inimese keha on. tahate, enda jaoks võite teha lihtsalt, ma loen ette, pange punktid kirja, teete oma teada. tahate?